Meeskonna mänedžer Jaak Karp, kõigepealt head vanast lõppu. Ja, aitäh. Tänaseks mänguks oli meeskond tundus üli keskendunud. Oli. Et ise panin ka tähele, et ma ei tea, kas see nüüd oli mingi märk või olnud, aga et 2 kõige vanemat meest panid soen seal kõige rohkem pealt, et vaatasin juba, et et midagi on teistmoodi, ja päris hea tulemus lõpuks, ja. Põhimõtteliselt on oodata nüüd ikkagi ju täiendust ka, nii et siit on päris hea edasi minna. Uued mehed on tulemas, tabelseis ei ole paha. Ja, see teebki kõige rohkem rõõmu, et just, et see koosseis, kuidas nad on ikkagi ennast kokku võtnud, meeskondlikult mänginud, selle üle ongi hea meel, et kas see võistkond, kes praegu, on mänginud põhimõtteliselt, võime öelda ju 2 kuud ilma 3 põhiviisiku meheta praktiliselt, et ikka väga tublid, ja selles mõttes teebki head meil see, et just, et kui ikkagi jõudu juurde tuleb, siis seda potentsiaali peaks veel rohkem olema. No just ütles, et kui jõudu juurde tuleb, et küll ajakirjandust jooks ka läbi korraks, et ei ole veel seda õiget meest või õigeid mehi leitud. Kuidas hetkeseis on? No ma arvan, et nii kui uus aastanumber ette lööb, et nii on ikkagi üks mees on kohal, keda on võimalus ka testida, et ei pea kohe lõplikku sõna ütlema, ja kui see mees sobib, siis see annab, võtab selle pinge maha, et on võimalik veel teisega veel ka ikkagi teha rahulik ja õige otsus, mitte kiirustada. Silma järgi oli tribüünidel pool Rapla fänne toetajaid. Ja vaatasin ülimalt hea meel näha, kuidas kogunesid ja nagu lõpuks oli nagu alati peaaegu siin, et Rapla inimesi rohkem. Mida sa ütled toetajatele aasta lõpuks? Kõigi toetajate ees võtan mütsi maha ja ainult soovin, et nad jääks meiega kuni lõpuni. Aitäh, Jaak, ja head vanasta lõppu! Ja, suur tänu ja sama kõik ka toetajatele.